Tere! Eelmine kord me rääkisime efektiivse juhi kahest peamisest omadusest. Ja täna vaatame ühte neist sügavamalt. Ehk siis juhi esmane ülesanne on saavutada tulemusi, mis on vajalikud organisatsioonile. Võta nüüd paber ja kirjuta sinna vähemalt 10 asja, millega sa nüüd juhina tegeled. Võid panna video väikselt pausile ja pärast edasi vaadata. Kas need tegevused on olulised organisatsioonile või ainult sulle endale? Veel enamgi, kas nendel tegevustel on kindel eesmärk või need on lihtsalt tegevused? Näiteks söömine. Kas sa sööd söömise pärast või sööd naudingu saamiseks ja jõu saamiseks? Esimesel puhul on tegemist lihtsalt tegevusega, teisel puhul on kindel eesmärk olemas. Nii, nüüd vaata oma nimekirja ning tee rist nende tegevuste taha, millel on mõõdetav eesmärk ja selle saavutamiseks tähtaeg ja ressurss. Kui tegevusel pole mõõdetavat eesmärki, tähtaega ega ressurssi, siis on tegemist lihtsalt tegevusega. Nüüd mõtle oma meeskonna tegevuse peale. Kui palju nende tegemistel on kindel eesmärk ja paljudel mitte? Ehk kui palju sinu meeskond teeb lihtsalt midagi tegemise pärast? Veel suurem probleem on ülesannetega, millel on eesmärk, aga tulemust ei ole võimalik üheselt hinnata. Siin võib olla abi mõnest küsimusest, nagu näiteks, milliseid tulemusi juht ootab sinult või sina meeskonnalt, millise mõõdupuu alusel juht sinu tegemisi hindab ja teistega võrdleb või kuidas sina võrdled meeskonnaliikmete erinevaid tegemisi ja tulemusi. Millised on need standardid, millele sinu töö peab vastama? Väga oluline, iga sellisest kohtumisest ja kokkuleppest on vaja teha kirjalikud märkmed. Esmalt aitab see keskenduda prioriteetidele ja hiljem hindamisel saad sa vaadata, kas tulemus vastab kokkuleppele. Juhina keskendu seega alati eesmärkide saavutamisel, mitte lihtsalt tegemisele. Järgmine kord räägime juba efektiivse juhi teisest omadusest ehk meeskonna hoidmiseks. Seniks püsige kanalil ja olge terved. Kohtumiseni!